Me räägime täna perekonnast, me räägime lapsepõlvest, ka hooldusperes kasvamisest. Et sina oled ka osa oma elust üles kasvanud hooldusperes. Ja no pigem asenduskodus kui nagu hooldusperes. Aga mul on nagu olnud niimoodi nagu üksikuid väikseid perioode sellest. Kui pikad need väiksed perioodid on olnud siis? No niuke 2-aastane ja 1-aastane, aga see ma nagu ei olnud terve, ma ainult käisin vaheaegadel nende juures. Et ei elanud nagu niimoodi terve aasta läbi. Aga kui sa nüüd mõtled sellele esimesele hoolduspere kogemusele, siis kuidas sa sinna sattusid, kuidas see käis? Asenduskodud ka tegelikult otsivad ikkagi võrdlemisi aktiivselt, ma usun, et olekski neid perekondasid, kes võtaksid kas või vaheaegadeks. Et too perekond nagu tuli, nad elavad Põltsamaal ja kui nad pöördusid mu poole, et kohe, et me elame seal ja tahaksin nagu võtta, et siis mulle ka nagu sellel hetkel sobis, et ma olin siis umbes 12 või 13 aastat vana. See oli siis üks perekond Põltsamaal. Milline see perekond oli? Nad tegelesid kuuse kasvatamisega tollel hetkel ja oli ka loomi kasvatasid ka selles mõttes, lehmasid ja niimoodi. Ja 3 last oli neil. Et 5-liikmeline selles mõttes. Et väga nagu toredad ja nad võtsid hästi nagu kiirelt mind omaks selles mõttes. Nad ei suhtunud minusse kuidagi nagu, et ma oleks väljaspoolt, nad võtsid nagu mind oma pereliikmena, nagu kõikides aspektides selles mõttes. Ma ei tundnud hetkegi, et ma oleks nagu kuidagi mingites asjades nagu kõrvale jäetud. Et kui nad midagi tegid, siis nad alati kaasasid mind, kui ma vähegi tahtsin. Ja midagi nagu peale ka nagu ei surunud. Ja kui sa seal asenduskodus olid või ütleme lastekodus, et kas sa tundsid ka, sa tahaksid, et sa saaksid mingisuguse pere juurde minna, mingisugusesse hooldusperre? Jah, see võib-olla ei olnud nagu nii suur tung nagu see, või tahtmine, aga mul ei olnud kindlasti midagi selle vastu, et kui see võimalus tuli, siis ma nagu olin nõus sellega. Et ei tekkinud nagu, et äkki otsiks või vaataks, et mul ei tekkinud sükest valikut, et ma nüüd ootaks kedagi paremat, et see, kes mulle nagu pakkus, ma olin nagu nõus selles mõttes. Millised need suhted olid seal siis nende teiste lastega, et 3 last oli seal peres? Jah, juba vanemad, et peaaegu isegi täisealised. Et kõik nagu suhtlesid täpselt samamoodi nagu vanemad nii-öelda. Et ei olnud nagu mingit sükest, isegi konkurentsi või sükest nagu ei olnud. Et nad oleks kuidagi tundnud ennast ohustatud, et ma nüüd tulen või teise kõrvalt kuskilt ja võtan neilt tähelepanu ära või kuidagi sükest nagu ei olnud. Ja see oli siis ainult kooli vaheaegadel või oli ka kooli ajal? Kooli vaheaegadel oli ikka rohkem. Kuna kooli ma ei hakanud nagu vahetama selles mõttes, muidu oleks ju pidanud kooli vahetama, kui ma oleks muul ajal ka nagu seal olnud. Ja selle esiajal, kui oligi neil tegelikult nagu plaan, et nad ei võta nagu terveks aastaks, vaid nagu ongi niimoodi, et pakuvad mul võimalust olla nagu mujal kuskil nagu vaheaegadel, et ma ei peaks seal nagu asenduskodus olema. Et olekski siuke vaheldus. Oli see hea vaheldus? Jaa, et see kõik need väärtused, mis neil olid, need kas siis teadlikult või alateadlikult on kindlasti nagu minule ka üle kannud, et mitte kõik kindlasti, aga osad kindlasti selles mõttes, et see nagu aitas kindlasti mu isiksuse kasvule kaasa. Millised väärtused näiteks? Ma usun kindlasti, et nagu siuke nagu sallivus või see, et nagu see, kuidas nemad mind omaks võtsid, on ka nagu, et mina suudan võtta nagu teisi, et mul ei ole nagu siukest kohe eelarvamuslikku siukest kõrvale heitmist nagu teiste inimeste osas. Et ma püüan ka neid võtta nii, nagu nad on. Ja kui siis lähevad nagu nad lähevad, siis on teine asi. Kas peres oli ka midagi ootamatut teistmoodi, millega sa ei osanud varasemalt arvestada? Võib-olla oligi pigem see, et kuna nad elasidki maal ja tegelesid selle kuusekasvatuse süükuses, ma ei olnud eelnevalt nagu
niimoodi nagu kokku puutunud sellega ja siis ma ei teadnud nii-öelda, kui suur töö see on. Ja nagu ma ikkagi olin seal, siis ma mind kaasati ka selles mõttes. Ja nii-öelda selles vanuses, nagu ma siis olin, et alguses oli jälle kõik uus ja siuke huvitav, aga mida aeg edasi, siis tekkis ikka siuke plokk, et tahaks nagu nii-öelda vähem teha või lihtsalt kas või laiskus või siuke selle ühe asja tegemise nagu väsimus tuli ikka peale selles mõttes. Aga see ei olnud ka nagu niimoodi, et nad nagu nii-öelda ei lasknud mul siis puhata või midagi, et see. Sind siis kaasati nagu selle perekonna kõikidesse tegemistesse ja ühtlasi ka nendesse töödesse, mis seal suvel olid. Mida veel seal perekonnas tehti? Käidi ikka nagu nii-öelda kuskil nii-öelda reisidel väikestel selles mõttes kuskil välja sõit, mitte välismaal selles mõttes, aga kiriku elu oli selles mõttes nagu hästi suur osa neil. Et nad ei olnud lihtsalt, et nad käisid nagu iga pühapäev kirikus, vaid nad olid ka nagu aktiivselt nagu nii-öelda selle kiriku eluga seotud, et nad korraldasid mingeid teateid nagu sündmusi või siukesi. Sa olid selle pere juures siis paar aastat, ma saan aru? Jah, kui ma nüüd õieti mäletan, see oli umbes see 2 aastat nagu. Et nagu 2 suve ja siis kõik need vahepealsed väiksemad vaheajad, jõulud ja sellised nagu ka. Ja mis siis edasi sai? See oligi, et see lõppes nagu pigem minu enda poolt selles mõttes, et mitte, et nagu nemad hakkasid mulle kuidagi nagu, et ma ei tahtnud neid inimestena enam nagu nendega olla, aga see maaelu ei sobinud kuidagi, et ma nüüd ka nagu tunnen, et see maaelu ei ole nagu minu jaoks, et eks see siis juba väiksest peale nagu on siuke rohkem linnainimene. Jah, sa olid siis juba mingisugune 14 võib-olla või midagi sellist. Jah, kui ma lõpuks ära tulin, olin umbes niimoodi, jah. Aga ma nagu, see ei olnud nagu nii-öelda halb või kuidagi, et nagu oleks tülis lahku läinud nii-öelda, et me ikkagi nagu mõne vahepeal nagu suhtleme ja nende lastega vahepeal suhtlen ja et selles suhtes on nagu kontakt on selles suhtes olemas. Aga mis sa arvad, kuidas see mõjus ikkagi nendele, et sa ütlesid, et võt sellel järgmisel vaheajal ma enam ei tule? Ma arvan, et ma ei teagi nüüd täpselt nende mõtteid, aga nad olid selles suhtes samamoodi jälle aktsepteerivad, et nad tahtsidki lihtsalt nagu pakkuda mulle võimalust ja kui ma seda võimalust nagu enam nii-öelda ei tahtnud kasutada, siis nad lasidki nagu mul minna selles mõttes, et nad ei püüdnud kuidagi mind ümber veenda, et jää veel ja niimoodi. Et see oli nagu täitsa niisugune loomulik selles mõttes ja nagu aktsepteeritud mõlemalt osapoolelt nagu. Kas sa praegu mäletad, et millal viimati oli kontakt selle perekonnaga? Umbes 6 aega tagasi. Selles siis või nagu see kontakt ei olnud otseselt nagu nii-öelda nende pere ema ja pere isaga, vaid oli nagu tütrega, kõige noorema tütrega. Et tema just nagu pakkuski mulle, et võiks nagu kokku saada. Aga jah, niimoodi, et see suhtlus ei ole ka nüüd ülitihe selles mõttes, aga aeg-ajalt vahepeal nagu on nagu niisugune suhtlus ikka. On see sinu jaoks lihtne või kerge tekitada sellist sidet? Ma arvan, et see sügavama side loomine võtab aega kauem selles mõttes. Et ma ütleks, et mul selles asendusperega nii-öelda ka ei tekkinud nüüd üli sügavat selles suhtes nagu seda suhet. Et see oli nagu siuke, et me teadsime nagu mida üks või teine osapool nagu nii-öelda ootab teiselt, aga samas päris nagu nii hea suhe ka nüüd nagu ei tekkinud või siuke nagu täielikult nii-öelda, et ma oleks neid nagu võtnud, et ma võin igas asjas nii-öelda minna ja abi paluda näiteks. Et nendeks olukordadeks ikkagi oli nagu seal asenduskodus need kasvatajad. Ma ütleks, et nagu nii-öelda sügava sideme loomisega pigem on nagu ka ei ole nii kergelt nagu tegelikult tekkima, vähemalt mul ei ole nagu tekkinud nagu nii-öelda, et ma nagu väga harva nagu suhtlen mõnega, kellega ma siis nagu koos üles kasvasin seal asenduskodus. Et nagu siukest
jah, sügavat sidet tegelikult tõesti ei ole nagu tekkinud. kui sa mõtled nüüd tagasi ennast sellise lapse või teismelise rolli, et kas sa olid selline, kes tahtis olla hea kasvandik või hea perepoeg või pigem selline piiride katsetaja? Ja pigem see hea nagu, jah. Noh, ma nagu suhtlemise mõttes ja nagu niisuguse väljaelamise mõttes olen ka pigem niisugune tagasihoidlik. Et eks see on enam-vähem nagu seoses selle hea olemisega. Mida sa mäletad oma bioloogilisest perekonnast? No see, miks ma just asenduskodusse sattusin, oligi seotud sellega, et mul ema suri varakult ära, siis kui ma olin umbes 5-aastane ja isa lihtsalt ei tulnud oma teiste probleemidega seotult toime. See probleem, mida ma mainisin, oligi nagu joomine suures osas ja vägivaldsus selles mõttes, mitte õnneks laste vastu, vaid ema vastu selles mõttes. Ja et sellised, ma püüangi nagu mitte nagu neid asju, need on 2 suurt asja selles mõttes, aga et ma proovingi nagu olla tema vastand selles mõttes. Et lihtsalt nagu halb eeskuju või nagu siuke märk on jäänud nagu isast. Et nagu selline inimene ma ei taha nagu olla. Kas sa oma päris isaga siis ka suhtlesid mingi aeg? Kui ma nagu sattusin asenduskodusse, siis päris pikka aega ei suhelnud. Ja niisugust suhtlust nagu, et ma ise oleks otsinud kontakte ei olnudki, et pigem vahepeal oli, et see isa sai kuskilt mu numbri või nagu mingi kontakti ja võttis või püüdis muga ühendust saada. Ja oli ka üks või 2 korda, kus ta lausa asenduskodusse nagu tuli, et nagu, aga siis oli ka, et ühel korral ta lubas, et tuleb ja siis ta ei tulnud ja ma ootasin küll ja et siuke ei olnud nagu väga sõnapidav inimene. Aga kes sinu jaoks nagu see kõige olulisem pere on praegu? Ma ütleski, et nagu kõige suurem ikkagi mõjutus on pigem tulnud 2 kasvatajast, kes mul asenduskodus olid. Et nemad on nagu mulle ema eest olnud nagu kõige rohkem ja kelle panust ma nagu ikkagi tunnen ja väärtustan nagu kõige rohkem. Et üks oli, ma olen muidugi nagu üks neist vähestest vist vähemalt selles asenduskodus, kus ma olin, kellel ei ole neid kasvatajaid väga vahetunud. Et mul oligi nagu põhimõtteliselt kogu selle oleku jooksul olnud 2 tükki. Et siis nendega nagu saigi tekkida ka see sügavam side. Aga mida andis juurde sulle see hooldusperes viibimine aeg-ajalt, et sa said siis koolivaheaegadel olla seal selle Põltsamaa perekonna juures? Nemad andsidki mulle juurde nagu siukest vaheldusrikkust rohkem ja nagu, et ma nägingi nagu teist nagu maailma selles mõttes, et nad ikkagi elasid täitsa teistmoodi, kui ma seal asenduskodus olles olin. Et nagu avardasid mu maailmapilti või selles mõttes. Ja nagu ennem sai räägitud, et siukesi neilt üle kandunud nagu siukesi isikuomadusi ma nagu siis vähemal või rohkemal määral nagu tunnen endas ära selles mõttes. Milline on üks ideaalne perekond sinu jaoks? Raske on vastata sellele, et mul ei ole tegelikult nagu siukest pikaajalist nagu siukest pere nagu mustrit ees olnud, et ma ei oska nagu seda kuidagi nagu võrrelda. Eks hea pere võikski olla, et kõigil on head suhted ja et nad kõik ongi üksteisele toeks, kui on rasked ajad või
ja rõõmustavad, kui on head ajad, et nagu sihuke ühte hoidmine selles mõttes. Aga jah, mul on nagu raske vastata sellele küsimusele. Aga sinu enda perekonna loomise mõtted ja soovid? No ikka tahaks perekonda selles mõttes, et mul nii-öelda teine pool on olemas, aga see nii-öelda laste saamine veel on jutuks tulnud, aga ei ole veel päris nii-öelda lähiaastatel ei ole nagu plaanis veel. Milline isa sa tahad olla? No ma arvan, et nagu me kõik tahaks olla head ja see sellised, et nii-öelda ei kohtle oma lapsi halvasti, isegi kui nad teevadki selliseid asju, nagu lapsed ikka teevad, et ei kuula sõna või et suuta samamoodi olla ikkagi ka või eriti oma laste suhtes nagu tolerantne nende iseärasuste osas. Aga eks see ennem laste saamist mõtlemine, kuidas olla isa, on nagu täitsa teine asi kui see, kui lõpuks lapsed on olemas. Kas sealt Põltsamaa hooldusperest meenub sulle mõni väga hea näide sellisest positiivsest suunamisest, kus siin niimoodi õpetati, juhatati midagi tegema, saavutama? No näiteks kui nüüd rääkidagi jälle sellest, kui nad õpetasidki mulle neid töid, mida ma siis neil aitasin teha. Et nende tööde juures ei olnud nagu see, et mine nüüd tee, vaid oligi, et näiteks see pereisa või pereema olidki mul kõrval ja nagu näitasid selles mõttes ette nagu. Ja samamoodi, et kui ma siis seal näiteks tõmbasin mõne kuuse seal välja hoopis selle umbrohu asemel, siis samamoodi ei olnud nagu kohe sihukest negatiivset emotsiooni ei tekkinud. Nad ütlesid, et oi, jah, ära kuuski tõmba, aga hästi positiivne oli selles mõttes. Et ei olnud mingit sihukest negatiivset nagu reageeringut, kui ma midagi valesti tegin. Ja sama siis, kui pereisa õpetas traktoriga sõitma ja siis nagu neid kuuski nagu kastma. Ja samamoodi, et tema istus nagu kaasel traktori peal, et ma ei olnud nagu üksinda ja siis ta kaugelt karjus, et näed, nüüd sõida niimoodi või kuidagi, et oli kohe nagu juures ja sai nagu juba ennetada, kui ma võib-olla hakkasin midagi valesti tegema. Mida sa soovitaksid mõnele perekonnale, kes kaalub, et kas asenduskodust võtta mõni laps ja kutsuda ta siis enda perre? No ma soovitakski seda, et ei peaks nagu, või ei tohiks karta seda, et võib-olla miks võetakse võib-olla vähem on nagu see, et kardetakse, kuidas see asenduskodu laps ennast nagu üleval peab või niimoodi, et pigem seda mitte nagu karta, et võtta ja andagi sellele lapsele võimalus. Et samamoodi, et lihtsalt ollagi nagu tolerantsem selles mõttes ja vaadata, kuidas nagu see suhtlus ja see klapp on ja mine tea, et võib-olla jõuavadki selles suhtes nagu väga heade suheteni ja pigem jah, siuke nagu, et lihtsalt andagi nendele lastele võimalus, et mitte lihtsalt kergekäeliselt kohe esimese nagu halva iseloomu joone pealt nagu kohe mitte nagu selle last nagu võtta, et see miks mitte võtta isegi seda, kes ongi võib-olla probleemsem, et võib-olla probleemid ongi tingitud sellest, et ta ei olegi kuskil mujal olla. Et kui ta saakski teise keskkonda nagu, siis need nagu laheneksid või läheksid nagu väiksemaks. Nagu Aitäh sulle, Ulvar. Aitäh sulle ka. Ma soovin sulle ikkagi jõudu ja head ilusat perekonda. Jah, aitäh.